Tere päevast, head kuulajad! Tervitan teid kõiki meie Põhja-Eesti Regionaalhaigla patsiendikooli avaüritusel, meie esimesel kokkusaamisel, mis olude sunnil on moodsas formaadis veebi vahendusel, aga mis samas on jälle võimaldanud osalejate arvu viia märksa kaugemale ainult Tallinnast ja Harjumaalt. Meil on täna päris tihe programm, nagu arvata võib, siis avaüritusele omaselt esimeste tervituste ja nii-öelda kooli käivitamisele lisaks oleme me võtnud omale kavasse kõige päevakajalisema teema ja see on nimelt COVID-19, mis on just meie haigla vaatenurgast krooniliste haigete perspektiivis. Ja meie päevakava on ka teie ekraanil olnud, aga pärast tervitusi on 3 teemakohast ettekannet olukorrast riigis, COVID-19 levikust ja võimalikest arengutest, siis ennetusest ja ravimeetoditest ja juhendid kroonilistele haigetele COVID-19 ennetamiseks ja sellega toime tulemiseks. Ja kõige lõpus oleme me pool tundi planeerinud ka küsimustele ja vastustele. Esinejateks on meie haigla arstid, professor Peep Talving, doktor Mait Altmets ja doktor Helen Ilumets, kes vastavad ka lõpus teie küsimustele koos tervituses meie patsiendinõukoja liikme Anneli Haabihtiga. Küsimusi te saite esitada meile veebi teel, aga kuni kella 2-ni võite te kasutada ka telefoninumbrit 535 722 50. Ja teie küsimused loodetavasti saavad ka vastuse meie paneelis. Aga nüüd ma tahaksin anda sõna Regionaalhaigla juhatuse esimehele Agris Peedule patsiendikooli avamiseks ja tervitusteks. Suur tänu Terje Petsole selle avamise eest. Tunne jah, et nagu oleks tegemist 1. septembriga, et avame patsiendikooli. Aga kõigepealt tervitused kõikidele nendele, kes vaatavad ja kuulavad meie esimest patsiendikooli sessiooni ja loomulikult minu suured tänud nendele, kes selle teoks tegid nii maja seest kui ka majas väljas ja väga hea just ka selle üle, et sisuline esimene koostööprojekt meie patsiendinõukojaga. Patsiendikool kindlasti seostub väga aktiivselt meie ühe strateegiaga, mis regionaalhaiglal on ja see ongi õppiv õpetav haigla, et me iga-aastaselt väga palju õpetame enda personali, nii-öelda jätkukoolitused ja õpetame ka tudengeid ja õpetame ka residente, aga esmakordselt tõepoolest me püüame jagada näpunäiteid ka nendele, kes siis meil majas saavad plaanilist ravi või ambulatoorset ravi ja eriti praeguses olukorras, COVID-19 olukorras saada nii lähedastel kui patsientidel juba eos informatsiooni, mis siis juhtub, mis juhtuma hakkab ja kuidas ennast veelgi paremini hoida. Võib-olla minu üks peamisi sõnumeid COVID-19 valguses ja meie patsiendikooli vajaduse valguses ongi just probleem, mida me kuulsime või oleme kuulnud viimasel 2 nädalal eriti. See on varasemalt ka olnud, on nii-öelda see alternatiivmeditsiinikute punt, aga võib-olla COVID-19 valguses just need, kes ei usu COVID-19-sse või kes ei usu, et maskidel on oma kasu, nii-öelda maskivastased, siis ma arvan, et just regionaalhaigla ja teised haiglad peavadki siin omalt poolt seda teaduspõhisust näitama. Ja meie regionaalhaiglana olemegi ju see haigla koos teiste Eesti haiglatega, kes näitavad, et õige ravi toimub teaduspõhiselt. Ja seda me peame näitama COVID-19 valguses ja mitte minema kaasa
nii-öelda alternatiivmõtlejatega, vaid näitama ka COVID-19 kontekstis, maski kandmise kohustuse, distantsi hoidmise kohustuse kontekstis, kui oluline on ikkagi teaduspõhine tervishoid, teaduspõhine meditsiin. See, kuidas me jätkame patsiendikooliga edaspidi, see on meie enda kõikide kätes, nii need, kes on organiseerinud seda patsiendikooli kui ka tänast tavaüritust, kui ka teie kätes, kes te olete tulnud seda vaatama ja kuulama. Kui ikkagi me näeme, et avalikkusel on jätkuv huvi patsiendikooli vastu, siis loomulikult see ei jätku mitte järgmine kord, ülejärgmine kord, vaid patsiendikool jätkub aastateks. Nii et andke märku teemadest, andke märku sellest, kas te olete sellisest patsiendikoolist huvitatud ja mida rohkem on vaatajaid-kuulajaid, seda rohkem me saame ka kindlust selles, et sellist üritust patsiendikooli näol on meil vaja. Aga veel kord suured tänud nendele, kes selle patsiendikooli mõttele tulid, tänud nendele, kes tulid siia esimesele üritusele esinema ja tänud ka teile, kes te ekraani taga olete vaatamas ja kuulamas. Edukat patsiendikooli, aitäh! Nagu Agris Peedu ütles, meie patsiendikool on valminud koostöös patsiendinõukojaga. Patsiendinõukoda on meie haigla juures tegutsenud juba rohkem kui aasta, pisut rohkem kui aasta. Ja see idee ja selle ettevalmistuses me tõepoolest tegime väga palju koostööd ja saime just patsiendinõukoja liikmetelt väga palju sisendit. Seetõttu on mul väga hea meel, et ka meie avaüritusel on 2 patsiendinõukoja liiget omalt poolt seda kooli sisse juhatamas. Ja kõigepealt ma palun siia Anneli Haabihti, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi, kes esitab nagu oma vaate patsiendikoolile ja mida me sellelt koolilt ootame. Tere päevast! Head inimesed, nii patsiendid kui tervishoiutöötajad, kes on täna selle teemaga seotud siin PERH-i patsiendikoolis. Tõepoolest, üle aasta aja tagasi pöördus Terje Peetso minu poole sellise, ma ütleksin, suurepärase algatusega, et regionaalhaigla juurde võiks tekkida patsiendinõukoda. Ja kuna Eesti Puuetega Inimeste Koda, kus mina teen koos tublide kolleegidega igapäevast tööd, koondab lisaks puuetega inimeste organisatsioonidele ka krooniliste haigustega inimeste organisatsioone. Meie liikmeskonnas on 20 patsiendiorganisatsiooni. Siis tundus väga asjakohane saata see üleskutse ka meie organisatsioonidele, et nende eestvedajad kandideeriksid patsiendinõukotta. Ja mul on väga suur rõõm, et mitmed neist on ka oma koha nõukojas leidnud. Et aitäh regionaalhaiglale selle algatuse eest, see on kindlasti tänuväärne. Ja miks? Sest kaasaegne tervishoid liigub inimkesksuse, patsiendikesksuse suunas. See on väga kõlav nimi, mida see siis tegelikult tähendab. See tähendab seda, et nagu uuringud näitavad, ravi ja taastumise tulemused on palju paremad siis, kui patsient võtab ravi ja taastumise protsessis kaasvastutuse, et kui me ainult ootame, et arst ravib meid terveks, õde aitab ja hooldajad toetavad, siis need tulemused ei ole nii head kui siis, kui me ise patsientidena käitume kui partnerid selles protsessis, võtame vastutuse. Aga see ei saa niisama nipsust käia, selleks on vaja, et patsiendil oleks tervisealane kirjaoskus.
et kirjaoskus ja kool, patsiendi kool ja tervisealane kirjaoskus kõlavad nagu oleks samast teemast juttu ja ongi. Tervishoiutöötajale partner saab olla patsient ainult siis, kui tal on teadlikkus. Loomulikult ei saa tema teadlikkus olla sarnane arsti teadlikkusega, kuid kui tal on usaldusväärne info oma ravivõimaluste kohta, ta saab osaleda valikute tegemisel, ta mõistab seda infot, mida ta saab tervishoiutöötajalt, ta on valmis muutma ja muudab oma elustiili, mis võib olla oluline selle tervisemurega toimetulekuks, siis ta saab olla partner. Ja need oskused ei tule iseenesest, vaid tuleb õppida. Ja patsiendikool ongi tegelikult üks selline väga hea võimalus selliste lühikeste sutsude kaupa ja tegelikult hoides kokku patsiendi enda aega ja energiat näiteks guugeldamisele ja erinevate infode vahel sõelumisele, saada väga kompaktsel kujul usaldusväärset infot. Ja minu meelest veelgi enam, patsiendid sageli nurisevad selle üle, et arstil on liiga vähe aega. Ja tõsi see on, et me ootaksime kindlasti rohkem aega, aga paraku arstil on ka teised patsiendid, kes samamoodi ootavad ravi ja ootavad tähelepanu. Siis see patsiendikool on justkui selline grupi nõustamise viis, kus Eesti tipparstid pakuvad meile oma aega ja mõelge, kui väärtuslik on see praegusel koroona ajal. Nii et Puuetega Inimeste Koja ja patsiendi nõukoja poolt suur tänu teile, tohtrid, olge te terved ja tulge te toime nende väheste unetundidega, mis praegu on. Nii et iseenda tervisealane kompetents on see, mis meil patsientidena aitab jõuda tegelikult parema terviseni koos arsti, õe, hooldaja. Soovin, et patsiendikool oleks populaarne esimesest korrast alates ja luban Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt ka seda infot laiemale ringile alati levitada. Et aitäh teile, olge te terved ja head uut kooliaastat! Ja teise patsiendi nõukoja esindajana Janek Kapper põletikulise soolehaiguse seltsi juhina temapoolne tervitus. Tere, head patsiendikoolis osalejad! Minu nimi on Janek Kapper, olen Eesti põletikulise soolehaiguse seltsi juhatuse liige. Mul on olnud suur au osaleda PERH-i poolt ellu kutsutud patsiendinõukoja töös. Tänu patsiendinõukoja aktiivsele kooskäimisele ongi meil kõigil täna võimalik osaleda patsiendikoolis. Patsiendikool on selline keskkond või algatus, kus käsitletakse patsientide jaoks olulisi teemasid. Loodan, et iga patsient leiab siit mingi teema, mis teda kõnetab. Soovin teile kõigile head koolituspäeva, kanname maski ja jääme terveks. Suur aitäh kõigi tervituste eest. Ma omalt poolt luban, et niikaua kui meil on huvitatud kuulajaid, kui meil on põnevaid uusi teemasid ja küsimusi, niikaua patsiendikool tegutsema jääb. Esialgu me oleme planeerinud niiviisi, et vähemalt korra kvartalis, aga kui me siin esimest poolaasta plaani kokku panime, siis juba tuli rohkem teemasid ja mõtteid kui korra kvartalis, aga me anname sellest kõigest oma kodulehel teada. Külastage kindlasti meie haigla veebilehte, kus on eraldi patsiendikool ja sealt saate te ka vaadata neid koolitusi tagantjärele, sealhulgas ka tänast üritust. Aga nüüd lähme teema juurde, selleks on siis krooniviirus, koroona ja sellest tingitud haigus, mille nimeks on COVID-19.
Ja me oleme jaganud selle, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, 3 gruppi, ülevaatena olukorrast meie riigis ja laiemalt, selle haiguse ennetuse ja ravimeetoditest ja siis ka just krooniliste haigustega patsientide vaatest. Ja ma palun siia professor Peep Talvingu, kes sissejuhatuseks just annab meile ülevaate sellest, kust me tuleme, kus me oleme ja võib-olla kuhu me läheme. Tervist! Aitäh kutsumast mind patsiendikooli ja andes tagasi vahetult kogukonnale teadmisi, mis meil on ja nõuandeid, on äärmiselt populaarne näiteks Ameerika Ühendriikides ja mul on väga hea meel näha, kuidas ka siin see hakkab arenema ja entusiastlikult siis annan oma esimese loengu selles koolis. Ja teema on relevantne, ehk siis olukorrast riigis, mis puudutab pärgviiruse arenguid Eestis. Ma toon teieni siis slaidid, mis teadlaste nõukoda, mille pealt kalkulatsioonide, arvestuste, prognooside pealt teadlaste nõukoda annab oma soovitusi ja kõiki slaide ei ole kommunikeeritud laiemale üldsusele, aga teil on siis privileeg näha neid slaide ja meie mõtteid nende taga. Enamus prognoose on kokku pandud Krista Fischeri ja Maarjo Kadastiku poolt. Krista on Tartu Ülikooli statistilise matemaatika professori ja Maarjo on KBFis teadur ja esmaspäeviti me tavaliselt arutame neid. Kui me vaatame esimest slaidi, need on siis nakatumised, päevased juhtude arvud maakonniti. Esimene laine kevadel tundub olema nagu väike virvendus selles tormis, mis teine laine kaasa toob ja kuhu me praegu liikumas oleme. Kui me vaatame punast värvi, see on Saare maakond. Loomulikult esimese laine foonil oli Saaremaa oli epitsenter ja teised olid vähem haaratud. Teise laine foonil, nagu on hästi näha, on need tumehallid värvid, need on siis Harjumaa, roheline on Ida-Virumaa ja need valged pügalad all on siis inimesed, keda ei ole rahvastikuregistris. Need võivad olla kas külalistöötajad, suursaatkondade inimesed või inimesed, kellel ei ole rahvastikuregistris elukohta. Kokkuvõttes, nagu siis näha, teine laine on oluliselt võimsam. Ja mis on ka erinevus lainete vahel on see, et esimese laine käigus testimise võimekus oli väga piiratud, teise laine käigus me testime oluliselt ohtramalt ja see on võtmeküsimus epideemia piiramises. Kui me võtame zoomime selle teise laine otsa, samad sõnad kehtivad siin, hallid ja rohelised värvid domineerivad. Ka Tartu maakond roosana hakkab vaikselt ilmuma teise laine foonil ja teadlaste nõukoja arutelus Tartus just nooremad inimesed ja hakkab vaikselt ka Tartusse jõudma nakkamiste sagedus. Viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta me seda kõverat näha ei taha, mis on terava nurgaga liigub ülespoole. Kas ta nüüd seal lõpus hakkab väikest niisugust platood tekitama, väga tahaks loota, ma seda kõvera nurka natukene näen, mis nagu laugeb, aga see võib olla soovitav kujutelm. Viimase 7 päeva jooksul on siis positiivseid olnud 2340, kui me võrdleme 2 nädala jooksul, siis nagu te näete, 4368, kui võtta viimane nädal, siis on 300 juures võrreldes eelmise, või tähendab 2 nädala või esimese nädalaga selles perioodis. Ehk siis me oleme tõusnud positiivsete arvu hulgas. Ja mis on väga muret tekitav, on ju vanemate inimeste nakatumine, sest et just need 50 pluss on suure tõenäosusega sattuda haiglasse ja ma näitan ka slaide, mis näitab vanusegrupiti ja soo põhiselt tõenäosus sattuda haiglasse, kui positiivne test tekib. Testide arv ja positiivsete testide protsent. Siin on hästi näha siis testide hulk igapäevaselt ja protsent. Oluline oleks, et see protsent on alla 4%, aga valdavalt oleme me peale
novembri algust oleme me üle 4%, mis tähendab seda, et levik on püsiv ja suhteliselt lai. Maakonniti. Vasak on absoluutarvud, ehk siis kui me vaatame Harju maakonda, on meil circa 2300-2200 positiivset testi viimase 2 nädala jooksul ja suhtarvuna, see on siis 100 000 kohta, on Ida-Viru kõige kõrgemal kohal. Järgmine on Harju maakond, siis tuleb Tartu maakond, Põlva. Need 3 on natukene uued slaidid, mis Krista eile tegi ja vaatas siis 3 suurema nakatumisega maakonda. Vasakul on Ida-Viru, keskel Harju ja Tartu maakond on paremal. Ja kui me vaatame Ida-Viru, siis on ilmselt näha, et Narva linn domineerib, pooled juhud tulevad Narva linnast. Roosaga on Kohtla-Järve, kollane on Sillamäe, aga jah, kokkuvõtvalt siis Narva panustab poole võrra. Harju maakonnast domineerib Tallinn. Ilmselgelt tumedad värvid, Tallinn domineerib igal pool. Ja Tartu maakonnast siis loomulikult Tartu linn, aga on ka kuskil kollaseid, see on Kambja, minu teada on Kambja hooldekodu, kus oli ka teatud nakatumine toimus. Vanusejaotus 3 maakonnas, need kõige suurima nakatumisega maakonnas on selles slaidil ja kollane, see kõige kõrgem kiht on siis 70+, roheline on 50-69, roosa on 25-49. Me loomulikult tahaksime, et keegi nakatuks, aga kui keegi nakatub, siis peaksid olema need alumised värvid suuremas osakaalus kui need ülemised värvid. Ehk siis vanematel inimestel on see tõsine risk. Ja erinevates maakondades, kas siin on erinevusi, jah, 10-19 vanusegrupp on jagunenud üsna võrdselt ja Ida-Virumaal on 50+, ligi pool nakatunutest, ohumärk. Testide statistika maakondades, nagu me näeme, siis on Y-teljel on protsent, alumistel graafikutel Y-teljel on protsent ja nad kõik ei ole samas skaalas. Keskmine on Ida-Virumaa ja nagu me näeme, on seal positiivsete protsent 15, 14, 15% ja alla 4%, millal oli Ida-Virumaa alla 4%, see oli septembrikuus. Peale seda on väga kõrge nakatumine on Ida-Virumaal. Tartu maakond on, nagu te näete, 5-6 juures ja Harjumaa on 6-7 juures. Need kõverad olid ennem lahus, aga 50+ ehk punane kõver hakkab lähenema nüüd alla 50 nakatumisele, mis on tõsine ohumärk. Siin on veel üks vaade vanusegruppidele, valge on 50, üles, mis läheb punaseks, on siis osakaal vanematest kui 50 ja sinised värvid on head, on nooremate osakaal. Ja niimoodi ta liigub, siin teatud kolded mõjutavad suuresti, ütleme, et on kuskil hooldekeskuses, hooldekodus on kolle, siis tulevad ju kõik on vanemad inimesed ja sealt tuleb suur number, niimoodi see number liigub üles-alla natukene. Vanusegruppide vaade viimane nädal on siin, nooremate osakaal on eelnevatel nädalatel olnud seal 15 kuni 29 on olnud suurem, nüüd on see populatsioon väga sarnaneb populatsiooni kõveraga, kus keskealisi on kõige rohkem lapsi ja vanemaid on vähem, nii et hakkab sarnanema populatsiooniga rohkem. Hospitaliseeritud haiged, Harju maakond 158, aga Ida-Viru 124. See on siis novembris hospitaliseeritud. Need kõik haiged ei ole täna haiglas, paljud on ju koju kirjutatud, aga see on üldnumber, kui palju on hospitaliseeritud. Mis on siis tõenäosus, et positiivse testi andnud erinevates vanusegruppides satuvad haiglasse? Ja see on ilmne ja väga selge
slaid sellest, et 0–29 noored inimesed alla 1% satuvad haiglasse. Nii et ei ole suur risk. Ja 50+ hakkab juba see kasvama üle 5% ja see kõige tõenäolisem haige, kellel on positiivne test, on ju 80 või vanem, 80 aastat või vanem mees. Praeguse seisuga 50+ on 32% satuvad nendest haiglasse ja selle pealt on tehtud päris palju arvestusi. Siin on prognoos nüüd nädal ette, kui paljud haigetest satuvad haiglasse ja see prognoos näitab, et me oleme 200+ ja me oleksime siis septembri alguses 260–270 juhtu Eesti haiglates. See on suhteliselt tõenäoline, et see niimoodi kujuneb. Ma näitan pärast veel Maarjo Kadastiku prognoose, mis annavad pikemaid perspektiive, olenevalt R0-st, kuhu me R0 lüüa saame. R0 ei lähe kuhugi ise ära kirde või lääne tuulega, seda tuleb maha lüüa. Ja selleks on mitmeid mehhanisme, mille juurde ma ka tulen. 2 nädalat ette on prognoos selline. Me väga loodaksime, et see ei juhtu, aga tõenäosus on praeguse nakatamiskordaja juures, et see juhtub. Kas nüüd 24. novembril rakendatud meetmed võtavad selle kõvera laugemaks? Ma tänaseid numbreid vaadates mulle tundus, et jah, maskid ja kõik muu, mis rakendati 24. november, äkki hakkab tööle juba. Seal on alati nihe. Nihe tuleb üks niuke 10 päeva, 2 nädalat enne, kui me näeme, et meede töötab. Selle peale me ei saa veel hetkel, nagu ütleme, palju kaalu panna, aga täna oli esimene hommik, kui ma vaatasin numbreid ja see tundus mulle äärmiselt positiivne. Aga üks päev kunagi ei määra, see on trend. R juurde ma tulen korraks tagasi. R on siis nakatuskordaja ja R sõltub mitmetest komponentidest, arvestatakse välja matemaatiliselt ja siin on R komponendid. Me saame mõjutada R, kui me seda tahame. Ja R komponendid on nakkusohtlike päevade arv. See ei ole muutuv. See haigus on kõigil ühtemoodi peaaegu, kui mitu päeva meie oleme nakkusohtlikud, kui me selle viiruse saame. Mida me saame mõjutada, on ju kontaktid päevas. Kui me lõikame kontaktid, oleme isolatsioonis üksinda kodus, ilmselgelt me mõjutame R-i. Tõenäosus nakatada, siin me saame barjääri vahele panna, maski ja desovahendid puhastamaks käsi ja nii edasi, on ka meie mõjutatav komponent. Kokkuvõttes, kui me teeme väga lihtsa arvestuse, et ütleme, et me vähendame 20% oma kontakte, millega me toome siis 1 pealt 0,8 peale, ja tõenäosus nakatada, paneme maskid, hoiame distantsi 2+2, toome 10% alla, siis on 1,25 R0, me oleme vähendanud 20% 1 pealt 0,8 peale ja tõenäosus nakatada 0,9 peale, palju polegi vaja. Sellest piisab, kui igaüks panustab sinna. Ja need on siis Maarjo prognoosid. Nüüd me vaatame, et need erinevad värvid, erinevad prognoosid sõltuvalt erinevatest R0-dest. Kõige halvem prognoos, eks ole, on kui sellel graafikul, kui R jääb 1,2, läheb, ütleme, 1,1 peale. Paremad prognoosid on need, kus kohas R vaikselt laugeb. Need mustjoon ja punane joon. Mustjoon on, ütleme, voodikohtade arv, millega me oleme planeerinud. Seal voodikohtade arv tõuseb detsembris jällegi. Ja punane liin näitab seda kõik voodikohtade, isolatsioonikohtade arvud, olgu need EMO-d või teised raviasutused, need oleks siis totaalne võimekus põetada, isoleerida COVID-haigeid. Must joon on see, millega me tavaliselt opereerime, kui me mõtleme iga päev voodikohtade hõivet. Ja nüüd vaatame siis neid siniseid, kus liigub nakkus ja me oleme praegu detsembri 1. päeval
ja kõik need värvid lähevad 2 nädalat ühes koos ette. See on määratud, seal ei ole midagi võimalik muuta. See oli mudel, mis määras 2 nädalat ette, nii saab olema. Ja sellest hetkest edasi võivad need jooned minna erinevas suunas. Ja loomulikult me soovime, et see oleks sinises suunas. Ja tegelik on siis all, nagu te näete, sinised värvid. Nüüd intensiivravi, keskmine intensiivravi vajadus samuti on punaste värvidega ja siin on erinevad prognoosid. 2 nädalat läheb ta umbes niimoodi, nagu on juba mudelis määratud ja seda eriti muuta ei saa. Ja siis on kõige parempoolsem on surmajuhud, mis tõusevad kumulatiivselt. Natuke R juurde, R0 juurde, kui me lihtsalt vaatame graafikut, R1 jääb niimoodi, siis kasvab, eks ole ju, üks inimene nakatab 1,1 ja seal käib nagu kaskaad nakatumine edasi ühiskonnas. Kui R on 1,2, dramaatiliselt erinev nakatumiste aste. See läheb täiesti taevasse, kui 1-2 pealt, rääkimata 1-3 pealt ja nii edasi. Siin on seireuuring, 10. laine. Küsiti ka seda, kui palju te maski kannate, kas te kannate masti ja nagu te näete, maski kandmine on kasvanud Eestis, mis on super hea. Kas see on see meede? Ta ei ole hõbekuul, aga ta töötab. Ja siin me näeme ka seireuuringute laineid. 9. laine oli circa 2500 inimest testiti, võeti kihiline valim üle terve Eesti ja 0,5% Eesti elanikest väga laia usaldusintervalliga. Usaldus kaob ära, kui sa seda intervalli vaatad, aga ta niimoodi arvestatakse, kuhu vahele ta võib kukkuda. Ja oli siis 0,5%. 10. laine praegu. 1000 haiget on testitud, nendest on sama arv, mis oli 9. laine positiivsed. Ehk siis me oleme 2 korra kõrgemal nakatumisega ühiskonnas. Oli 0,5, ma arvan, et 10. laine kukub 1% peale. Siin on Our World in Data. Seda kõigil on see koduleht olemas, valite lihtsalt, mis tulemit te tahate vaadata, sätite riigid sisse ja saate kohe vaadata, mis on nakatumine miljoni elaniku kohta, miljoni inimese kohta erinevates riikides. Ja nagu te näete, Eesti on vaikselt, võib-olla, et siin tundub nagu, oleneb, kuidas me selle zoomime, siin ta näitab lauskjat, aga nagu te nägite meie enda suurema mõõdikuga skaalas oli ta selgelt ülespoole liikumas. Siin on surmad miljoni inimese kohta ja Eesti on ka suunas ülespoole. Tšehhi on pööranud ülespoole, Austria liigub ülespoole, Leedu liigub ülespoole ja väiksemad riigid, kus on, ütleme, mõned surmad, 3, 4, 5 mõjutavad seda kõverat suuresti ja niimoodi tuleb neid pilte ka tõlgendada. Ja sellega ma lõpetaksingi ja aitäh teile ja püsigem terved! Suur aitäh! Ma arvan, et järgmise teema juurde viib meid just see slaid, kus professor Talving näitas neid võimalusi. Et kus oli ka see sinine nool, mis on nagu soovitav ja teised võimalused, et ennetus kindlasti on üks nendest asjadest, mille peale me siin saame mõelda ja kuhu me saame ka kõik panustada. Aga doktor Mait Altmets räägib meile ka ravist, mis on praegu olemas ja mis on oodatud. Tere ka minu poolt, väga meeldiv on jälle uuesti koolis olla. Et ei ole ammu seda tunnet olnud ja seda enam veel ise loengut siin pidada. Et tõesti ennetus on selle haiguse kontrolli alla saamisel primaarne või väga vajalik, et selline kentsakalt kõnav lausega, et parem ennetada kui kannatada on väga, väga asjakohane, et seda haigust on igal juhul mõistlikum ennetada, kui pärast haiglaravil viibida või kuskil mujal.
Epidemioloogia on meil väga selgeks saadud, et seda ma kordama ei hakka, aga teinekord jääb jutuajamistest ja ajaleheartiklitest silma, et neid mõisteid aetakse kuidagi segamini ja sassi, et lihtsalt kiirelt üle, et me räägime kahest asjast, on üks haigus, mis on COVID-19 ja see tuleneb siis, see lühend tuleneb koroonaviirus haigus 2019, kus siis 2019 on selle avastamisaasta ehk eelmise aasta detsembris Hiinas see viirus siis leiti ja sellest puhangust teada anti ja seda põhjustab siis koroonaviirus SARS-CoV-2, mis on siis üks uutest koroonaviirustest. Neid koroonaviirusi on meil tegelikult mitmeid, me oleme nendega pikalt koos elanud ja iga-aastaselt ka varasemalt kokku puutunud, aga see SARS-CoV-2 on siis meile uus tegelane. Et on need koroonaviirused tõesti laialt levinud, erinevatel loomaliikidel võivad seal sigadel, veistel näiteks kõhulahtisus põhjustada, kanadel hingamisteede infektsioone, on siin uudiseid olnud naaritsatest ja muudest loomadest, kus ka koroonaviirust on leitud. Et loomariik on see, kus need viirused siis inimesele nii-öelda üle on hüpanud. Et see on see koht, mis seda võib ka meile uusi puhanguid ja epideemiaid kahjuks tuua. Et meie enda inimtegevus, globaliseerumine, loomade elupaikade hävitamine, kontaktid uute loomaliikidega, uute viirustega seal hulgas, et see kõik on võimalik. Ja inimestel siis koroonaviirused on, tavalised koroonaviirused on väga sagedased haigustekitajad, nohu põhjustena näiteks rinoviiruse puhul täitsa teisel kohal. Et ilmselt see SARS-CoV-2 ka pikemas plaanis selliseks tavaliseks koroonaviiruseks ka muutub, aga senikaua, kuni enamus inimesi on ta mingil moel läbi põdenud, me peame oma pingutusi jätkama, et oma nõrgemaid ja haavatavamaid patsiendigruppe siis või kaitsta. Et teada, kuidas seda haigust siis ennetada, oleks meil vaja teada, kuidas haigus levib. Et tegemist on siis eelkõige piisknakkusena leviva viirusega. Piisknakkusi me teame juba väga mitmeid, gripp näiteks on vast kõige tuttavam piisknakkuse teel leviv viirusinfektsioon, aga levib ta koroonaviirus ka aerosoolidena, et see on ka tõestatud ja see teeb ta selliseks salakavalaks, et miks me peame seda distantsi hoidmist ja maskide kasutamist eriti tegema. Et ja kolmanda osana siis ka erinevad pinnad, kontaktpinnad, kui me aevastame, köhime, meil ei ole maski ees, paneme käe suu ette, nagu meid on päris paljusid õpetatud väiksest peale, et ikka käsi suu ette, kui köhid, siis need samad viirused satuvad käte pinnale, need kätega saastame kas arvutiklaviatuuri, ukselinki ja järgmine inimene võib siis sealt need üles korjata. Et mis siit siis meelde võiks jääda? Piisknakkus, kus inimesed köhivad, aevastavad ja kui keegi teine on läheduses, need piisad on küll rasked, et kukuvad kiiresti maha, sisaldada, need võivad jääda siis õhku kauemaks hõljuma, mida väiksem on osake, seda kauem ta võib hõljuda ja siin on ennetuses siis selline hea õhuvahetus, tuulutamine, ventilatsioon on omal kohal. Aga nendest ennetusvõimalustest täpsemalt ma räägin mõne hetke pärast. Väga palju erinevaid infomaterjale on tänapäeval õnneks ja väga mõistliku sisuga infomaterjale on kättesaadavad. Valisin enda jutu aluseks Euroopa Haiguste Ennetamise Tõrjekeskuse materjalid, aga Terviseameti lehel ka eesti keeles ilusti pildimaterjalina vaatasin, et on olemas, et kindlasti kõik, kellel on huvi, saavad veel lisa lugeda. Et mida me siis kõik saaksime teha? Tõesti, igaühe on ta väike või suur, võimalused seda haiguse ülekandumist vältida on hoia distantsi, seesama piisknakkuse põhimõte, 1,5–2 meetrit vahemaad, see oluliselt vähendab viiruse ülekannet. Kätehügieen, seesama, käed võivad olla saastunud hingamisteede materjaliga,
hingamisteedest pärineva sekreediga, kui me peseme käsi vee ja seebiga, tuleme ühistranspordist, jõuame koju, peseme käed ära või on meil taskus antiseptikumi pudel, siis saame seda kasutada või praegusel hetkel on ka antiseptikumi tõesti väga paljudes kohtades, ühistranspordis, poodides, igal pool kättesaadav, tuleb ainult kasutada. Siis selline mõiste nagu köhaetikett, et kuidas käituda siis, kui mul on hingamisteede infektsiooni tunnused, kuidas aevastada, köhida, katta nina ja suu, kui ei ole maski ees, et kasutada selleks siis eelkõige pabersalvrätikut ja see pabersalvrätik ära visata, peale seda puhastada käed, köhida ja aevastada teistest inimestest eemale, et kindlasti ei ole viisakas teiste suunas või meelega köhida ja püsi haigena kodus, kui sul on kas või mingid väiksemadki haigusnähud. Mida veel teha? See maski kandmine kindlasti on tänasel päeval väga vajalik. Maskid on disainitud algselt piiramaks siis seda hingamisteede sekreetide levikut teisele inimesele. Me kasutame neid haiglates, näiteks operatsioonidel, kus me ei taha, et kirurgi või teiste töötajate hingamisteede sekreet satuks operatsioonihaava, et ta püüab kinni need osakesed, mida siis inimene, kes köhib, aevastab või rääkides võib välja paisata. Teistpidi, mask kaitseb ka seda, kes teda kannab, et kui mõned haigustekitaja osakesed kuskil õhku on hõljuma jäänud, keegi köhib teie peale, siis ka see filter toimib ka, aga kõige efektiivsem on ta siis ikkagi selles suunas, et kui võimalikul haigel on see mask ees, siis seal pidurdab see mask kõige paremini. Haigena tuleb püsida kodus, see põhimõte peaks olema tänasel päeval küll kõigil selge, et selliseid kangelastegusi, kus palavikuga minnakse tööle ja töö on ju vaja ära teha, siis see võib tähendada praegu ikkagi, et mõni osakond, mõni asutus peab oma uksed mõneks ajaks sulgema, et seda ei ole kindlasti praegu vaja teha. Ja mida veel, kui meil on olnud lähikontakt või üldse kontakt teadaoleva haigega, siis tuleb püsida kodus, et see on ka hädavajalik, et viirus sellist keemitamist ei salli. Me teame, et viiruse peiteaeg on kuskil circa 10 päeva ja nakatumisoht on olemas siis ütleme haigel 2 ööpäeva enne haigusnähtude tekkimist ja kuskil 10 päeva vältel peale haigusnähtude tekkimist, et kui on olnud kontakt, siis tuleb püsida kodus, et me saaksime jällegi seda viiruse levikut kontrolli all hoida. Mida veel? Me saame hoida oma suhtlust võimalikult kitsas mullis, suhtleme nende inimestega, kelle me igapäevaselt suhtleme, ärme tekita uusi kohtumisi ja uusi gruppe, et erinevad koosolekud, mida on võimalik internetikanaleid pidi pidada, siis seda tuleks teha. Meie tänane koolitus või patsiendikool ka hea näitena, et ei peagi kokku tulema, et me saame info samamoodi, sama edukalt edasi anda. Kes töötavad ja on võimalik kodus töötada, siis see võiks olla prioriteet. Ja mida veel? Tuleks koristada ja puhastada kontaktpindu, et mille peale me oleme köhinud, aevastanud, keegi teine on köhinud, aevastanud, kätega oleme katsunud, et selline paari tunni tagant ühiskondlikes ruumides pindade ülekäimine, kodus võib-olla kord päevas ukselingid üle käia, et see ka aitab ülekannet vältida. Ja kuna me teame selle haigustekitaja kohta tänaseks päevaks, et tõesti aerosoolidena, selliste väikeste osakestena levik on olemas, siis ventilatsioon, mis aitaks korjata neid osakesi õhust ära, või siis kui ventilatsiooni ei ole, meil on päris palju hooneid ja kodusid, kus ventilatsiooni ei ole, siis lihtne võimalus on ka aken lahti teha ja tuulutada see ruum ära, et see aitab ka need haigustekitaja osakesed välja viia. Et ei ole palju asju, aga kui kõiki neid teha, siis see kindlasti aitab seda R-i allapoole viia ja annab hea tulemuse. Ei hakanud väga palju siia teadustööstust panema, aga juunis avalikustatud andmed Lancetist, mis näitavad, et tegelikult ka see distantsi hoidmine ja kaitsemaskide kasutamine täiesti toimivad. Grupid on
täiesti selgelt eristatavad, et kui ei peeta distantsis kinni või kui maski ei kanta, siis see haigestumine on siin mitmeid kordi suurem kui maski kandmisel või distantsi hoidmisel. Pidin rääkima mõne sõnaga ravist, et mida meil siis praegusel hetkel arstidel pakkuda on. Valdavalt õnneks kõik inimesed ei jõua haiglasse, et see ravi ikkagi on kodus sümptomaatiline, tavaline külmetushaiguste ravi, kellel on palavik, võtta paratsetamooli, ibuprofeeni, juua palju vedelikku, võib-olla mingeid muid sümptomaatilisi sümptomeid leevendavaid ravimeid. Aga need, kes nüüd haiglasse satuvad, siis tänaseks päevaks võrreldes kevadega meil on natukene valikuid juurde tulnud. Meil on 2 Euroopa Ravimiameti poolt lubatud ravimit on Remdesivir, mis on otseselt viiruse vastu toimiv preparaat ja me kasutame seda siis haiglates nendele patsientidele, kes vajavad siis lisahapnikku. Ehk siis on ta siis nii-öelda seinast maskiga hapnik, on ta siis kopsude kunstlikul ventilatsioonil olev patsient, et seal võib teda kasutada, aga meie kõige suurem kasu on sellistel patsientidel, kelle haiguse algusest on möödas vähem kui 10 päeva, et kuna ta on viirusesse toimiv ja viirusel on oma selline paljunemisfaas just haiguse alguses, siis sinna ta saab toimida. Haiguse lõppfaasides enam sellest tolku ei ole. Teine ravim, dexametasoon, on hormoon, neerupealiste koore hormoon. Tema pidurdab siis põletikureaktsiooni, ta ei ole otseselt viirusevastase toimega, vaid aitab kahjustusi siis nii kopsudes kui ulgiorgan puudulikkuse teket vähendada. Ja samamoodi teda soovitatakse siis ka haiglaravi viibivatele patsientidele, kes vajavad lisahapnikku või kopsude kunstlikku ventilatsiooni. Need ravimid ei ole sellised, mida kodus saaks kasutada, kindlasti mitte. Sellist ravimit vähemalt ka praegu silmapiiril minu teada ei ole, mida sarnaselt gripiravimiga, Tamifluga oleks võimalik siis selle koroonaviiruse vastu kasutada. On veel mitmeid erinevaid uuringuid käimas, meil on kevadest teada Plaquenil ja teisi ravimeid on kasutatud, aga tegelikult sellist tõenduspõhisust ei ole neile ka leitud ja aktiivset kasutust praegusel hetkel ei ole. Ja tavaliselt nakkushaiguste puhul, siis ennetuse puhul kindlasti tulevad mingil hetkel käiku ka vaktsiinid ja see teema on hästi kuum. Minu slaid on siin praegu hetkel 26. novembri kuupäeva seisuga. Tänaseks päevaks või tänaseks kellaajaks juba on teada, et Euroopa Ravimiamet on 2 vaktsiini tootja osas alustanud siis neid esmaseid hindamisi ja võib-olla on oodata juba aasta lõpus ka esmast otsust, et kas selline tinglik luba antakse kasutuseks, ootan suure huviga. Ülemaailmselt WHO on kokku pannud ka, või Maailma Terviseorganisatsioon on pannud kokku ka tabeli, kus on toodud kõik võimalikud arendused, et kliinilistes uuringutes hetkel 49 erinevat vaktsiini ja kliiniliste uuringute eelses faasis 164, et see on väga popp ja kuum teema, et loodetavasti sealt tuleb ka mõni selline vaktsiin, mis tõesti ka pikaajalisemalt kaitset annab. Vaktsiinid hingeelusse väga süvenema ei hakka, aga see tehnoloogia, mida siis proovitakse leida, on tõesti väga palju erinevaid, on viirustel põhinevaid, sarnased nagu ütleme leetri või tuulerõuge vaktsiin ja need praegused uued vaktsiinid on siis RNA põhinevad, kus siis organismi viiakse pärelikkusainet, mis siis sünteesib valku ja selle vastu siis immuunsüsteem sünteesib antikehad, et olla viirusega kokkupuutel juba valmis. Ja minu viimane slaid sellest, et tegelikult me oleme nende viirustega kokku puutunud ka varem ja tegelikult teame rohujuure tasandil, kuidas käituda. See slaid on Hispaania gripist, mis eelmise sajandi alguses maailma tabas ja need põhimõtted, mask, distantsi hoidmine, ole haigena kodus, tuuletu ruume, on teada meil juba sellest ajast, nii et ja me saime siis tookord sellest võitu, saame ka seekord. Aitäh!
Suur aitäh ja nüüd tõmbame natukene oma fookust koomale. Nagu sai lubatud, meie avaürituse teema on just nimelt COVID-19 ja kroonilised haigused ja krooniliste haigustega inimesed. Meie doktor Helen Ilumets jagab nüüd teavet selle kohta, mida peaksid teadma inimesed, kellel on mõni krooniline haigus või seisund, mis nõuab erilist tähelepanu. Tere päevast! Te olete nüüd kuulnud väga head ülevaated COVID-olukorrast riigis, selle ennetusmeetoditest ja ka ravivõimalustest. Mina annan teile lühikese ülevaate sellest, mida peaksid jälgima krooniliste haigustega patsiendid ja räägin lühidalt ka, kes nendest krooniliste haigustega patsientidest kõige rohkem ohustatud on. Üle maailma on nüüd viimase 11 kuu jooksul väga usinasti uuritud, et millised kroonilised haigused võivad olla need, mis ohustavad patsienti raskema COVID-19 haiguse tekkeks. Seetõttu on leitud, et on tõestatud riskitegurid ja on siis sellised riskitegurid, mida kahtlustatakse, et võivad suurendada haiguse raskemat kulgu. Nüüd kõigepealt COVID-19 põhjustatud raske haigus tähendab seda, et patsient vajab haiglaravi. Väga sageli võib vajada ta siis ka ravi intensiivravi osakonnas, kopsude kunstlikku ventilatsiooni või lõpeb see haigus surmaga. On leitud, et osad haigused soodustavad tõesti just nimelt selle COVID-19 raske haiguse teket. Peatun nendelt siis lühidalt, et tõestatud riskitegurid on näiteks pahaloomuline kasvaja, mille puhul siis on kas tegemist aktiivse haigusega, patsient saab keemiaravi, kiiritusravi või soodustab see kasvaja ise patsiendi immuunsüsteemi nõrkust, mistõttu ka SARS-CoV-2 viirus kahjustab patsienti tõsisemalt ning põhjustab raskema haiguse. Samuti krooniline neeruhaigus ja dialüüsravi vajavad patsiendid. Nüüd krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, selle peamiseks riskifaktoriks on suitsetamine ja suitsetamine koos siis selle haiguse endaga soodustavad mõlemad COVID-19 haiguse raskemat kulgu, põhjustades hingamise puudulikkust ning kõik patsiendid, kes praegu suitsetavad, võiksid suitsetamisest loobuda, kuna suitsetamine juba iseenesest on raskema haiguse riskifaktoriks leitud. Rasked südamehaigused nagu südamepuudulikkus, südame-išeemiatõbi, samuti läbipõetud südameinfarkt, kardiomöpaatiat on väga olulised riskifaktorid sellele, et haigus võib kulgeda raskemalt. Need patsiendid ei suuda kompenseerida oma immuunsüsteemiga ega ka üldseisundiga selle SARS-CoV-2 viiruse toimet. Elundite siirdamise järgne immuunpuudulikkus on üks suur probleem, need haiged saavad sageli immuunomoduleerivat ravi, mis siis muudab patsientide reaktsiooni sellele viirusele ning viirus kahjustab sügavamalt organeid ning haigus kulgeb raskemalt. Samuti rasvumine, eriti kui kehamassi indeks on üle 30 kilogrammi ruutmeetri kohta, siis põhjustab see kopsude halvemat õhustatust ning seetõttu ka tekivad kergemini hingamispuudulikkus ning haiged võivad vajada hapnikravi ning kergemini ka kunstlikku ventilatsiooni. Rasedus on nüüd küll füsioloogiline seisund naisel ja ta ei tõsta otseselt SARS-CoV-2 viirusesse nakatumise riski, kuid raseduse korral võib COVID-19 haigus teinekord kulgeda raskemalt, samuti võib olla oht enneaegseks sünnituseks või muudeks rasedustüsistusteks. Sirprakaneemia on nüüd kaasasündinud verehaigus, mille korral samuti COVID-19 võib kulgeda raskemalt. Suitsetamisest juba sai räägitud ja teist tüüpi suhkurtõbi on leitud, et on
ka tõestatud riskitegur haiguse raskemaks kuluks, sageli on need patsiendid ülekaalulised, neil on kaasuvate organite kahjustusi ja seetõttu võivad nad põdeda seda haigust ka raskemalt ning saada erinevaid organkahjustusi ja organpuudulikkuseid. Lisaks nendele tõestatud riskiteguritele on leitud ka võimalikke riskitegureid, ehk siis need ei ole nii tugeva tõestusega COVID-19 raskema haiguse kuluks. Peatuksin siin vaid sagedastematel, nagu näiteks mõõdukas kuni raske astma, mille korral siis tavaliselt viirushaigus ägestab astmakulgu ja seega tekib ka COVID-19 haigus raskemalt. Samuti ajuveresoonte haigus ning kõrge vererõhu haigus on leitud, et soodustavad raskemat COVID-19 haiguse kulgu. Ülejäänud haigustel on, mis siin on välja toodud, on leitud, et nad võivad samuti halvendada haiguse kulgu, kuid nendel ei ole täiesti sellist veenvat tõestust, et nende puhul alati haigus halvasti kulgeb. Ja kõik need patsiendid, kes siis nüüd neid haiguseid, kroonilisi haigusi põevad, et see ei tähenda, et nad tingimata saaksid selle raske haiguse, et nad võivad põdeda seda COVID-19 haigust ka asümptomaatiliselt või väga kerges vormis, kuid nad ei tohiks valvsust kaotada, et esimeste sümptomite tekkel peaks kohe ikkagi võtma ühendust oma perearstiga ja teda informeerima ja aeg-ajalt võib-olla ka märku andma teistele, et kuidas tal läheb. Nüüd SARS-CoV-2 mõjutab kroonilise haigusega inimest tavaliselt kahel viisil. Kõigepealt ägestades siis olemasolevast kroonilist haigust, millal siis patsiendi organism peab hakkama saama nii kroonilise haiguse ägenemisega kui siis selle SARS-CoV-2 poolt põhjustatud COVID-19 haigusega. Teiselt poolt põhjustab see viirus nõrgestatud immuunsüsteemiga patsientidel raskemat haiguse kulgu, tüsistudes halvimal juhul organpuudulikkusega, mis võib vajada siis ravi intensiivraviosakonnas ning samuti kopsude kunstlikku ventilatsiooni ehk siis hingamisaparaati, ja sageli võib tekkida nendel haigetel ka organpuudulikkus, mis võib vajada hemodialüüsi või teisi spetsiifilisi organeid toetavaid raviviise. Kui nüüd patsiendil on krooniline haigus, siis on äärmiselt oluline, et te järgiksite oma olemasolevat raviplaani. Et ärge muutke seda ise enne arstiga nõu pidamata, isegi mitte siis, kui te meediakanalitest loete, et just see ravim, mida teie kasutate, võiks soodustada COVID-19 raskemat kulgu, siis ärge seda lõpetage, vaid helistage oma raviarstile, rääkige temaga sellest ja uurige, kas sellel on mingisugust tõenduspõhisust või peaks ikkagi seda ravi jätkama. Samamoodi hoolitsege, et teil oleks vähemalt 30 päevaks olemas kodus ravimid olemas ja teiseks 30 päevaks või isegi rohkemaks oleks teil retsept olemas. Ja kui teil on põhihaigusega seoses plaanilisi protseduure nagu kiiritus- või keemiaravi, hemodialüüs, et siis ärge jätke neid kindlasti vahele sellepärast, et te kardate tulla haiglasse, nakatuda COVID-19 ning seetõttu jätate protseduurid vahele. Et see ei ole mõistlik. Teie raviarst on kindlasti kursis teie terviseseisundiga ja püüab teid igal moel kaitsta, et teie seda nakkust ei saaks ja hindab riskiolukorda. Kui teil nüüd on astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, siis tuleks kindlasti jätkata kõiki teile määratud inhalaatoreid, ka neid inhalaatoreid, mis sisaldavad kortikosteroide ehk siis hormoone. Et vahepeal siin räägiti, et äkki hormoon ägestab viirust, aga astma ägenemine ei ole sugugi mitte parem variant. Et suukaudseid kortikosteroide võib võtta ainult siis, kui seda teie raviarst on teile määranud, näiteks astma ägenemise korral või siis mõne reumaatilise haiguse ägenemise korral. Et ise ei tohiks omal käel võtta ei doktor Altmetsa poolt nimetatud dexametasooni ambulatoorselt, selleks, et hoida ära näiteks SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse raskemat kulgu,
et seda kasutatakse ainult ikkagi nendel patsientidel, kes on hospitaliseeritud ja vajavad lisahapnikku või kopsude kunstlikku ventilatsiooni. Siis COVID-19 olukorra tõttu ärge viivitage ka oma põhihaigusega seotud erakorralise abi või esmaabi saamisega. Vajadusel pöörduge EMO-sse. EMO-s on eraldatud meil nii-öelda COVID-19 haigusega patsientide kahtlusel isoleeritud patsiendid, nii-öelda on must tsoon ja on puhas tsoon, et kui teil COVID-sümptomeid ei ole, siis te olete ikkagi puhtas tsoonis ja te ei pea kartma, et te puutute kokku mõne COVID-haigega. Pealegi kannavad kõik maski ja selleks on valmistutud, et patsientide liikumine oleks turvaline. Samuti vältige kõiki faktoreid, mis võivad teie põhihaigust ägestada. Suitsetamine on kindlasti selline faktor, samamoodi alkoholi tarbimine, püüdke püsida rohkem kodus, hoidke distantsi ja kasutage avalikes kohtades käies maski. Ja kui teil oma seisundi pärast tekib mure, siis võtke kindlasti oma raviarstiga ühendust. Et vahepeal oli siin pikalt juttu sellest, et kas teatud hüpertensiooniravimid võiksid soodustada COVID-19 haiguse raskemat kulgu. Et kindlasti selle põhjal ärge ise neid ära jätke, vaid rääkige oma raviarstiga. Ja juhul, kui teil tekivad näiteks ülemiste hingamisteede või üldse hingamisteede viirusinfektsiooni sümptomid, samuti kõhulahtisus või oksendamine, lihasvalu, palavik, siis tuleb kindlasti pöörduda oma perearsti poole. Kui teda kätte ei õnnestu saada, siis helistada perearsti nõuandetelefonil 1220 või vajadusel kriisitelefonile 1247. Ja kui teil on muidu oma tervise osas ka probleeme, et siis ärge häbenege helistada, et parem küsida nõu, kui et jääda koju ootele, mis teist saab. Tahaksin veel öelda seda, et väga palju on tekkinud selle pandeemia ajal sellist ärevust ja hirmu, et nende stressisümptomitega kindlasti ei tohiks jääda ka üksinda, vaid peaks kas küsima spetsialisti käest nõu või võiks kasutada erinevaid eneseabimeetodeid, lugedes siis kas vastavat kirjandust. Kindlasti ei tohiks alkoholi võtta sellel ajal ning ma arvan, et kõige alus on siiski see, et te säilitate tervislikud eluviisid, puhkate piisavalt, sööte täisväärtuslikku tervislikku toitu, kuulate nõuandeid, kanda maski, pidada kinni hügieenireeglitest ning ma usun, et siis saame ka kõik koos selle haiguse kontrolli alla. Et ma tänan teid kuulamast ja kanname siis kõik maski ja püsime terved. Suur tänu doktor Ilumetsale ja nüüd meile on siin tulnud üks hulka küsimusi ja ma paluksin meie esinejaid siia lavale, et me saaksime koos nendele küsimustele ka vastata. Ja võib-olla on ka esinejatel tulnud veel mõned täiendavad mõtted, mida nad tahaksid oma ettekandele lisada. Veel kord kõigile suur aitäh väga hea ülevaate eest ja selliste põhimõtete kordamise eest, mis on, ma arvan, et universaalsed ka paljude teiste hooajaliste haiguste puhul ja praeguses olukorras seda eriti. Siinkohal ongi üks küsimus, mis puudutab seda ennetuspoolt ja visiiri kasutamist. Et kuidas küsimuse sõnastus on, kuidas suhtute visiiri kandmisesse, kui maski kandmine ei sobi ja töötab siiski inimene igapäevaselt klientidega.
Jah, et visiir kindlasti ei asenda maski, et mis iganes see põhjus on, miks maski ei saa kasutada, võib-olla tasub see pool kuidagi üle vaadata, et äkki leiab mõne teise maski, et võib-olla on konkreetses tootes probleem, et visiir või kaitseprillid kaitsevad tõesti ainult silmasid ja limaskestasid, aga kui me tahame just neid aerosoole pidurdada ja teistpidi ka teistele kaitset pakkuda, siis on mask ikkagi see, mis peab olema kasutusel. Mis mul jäi ettekandes ütlemata, on see, et mask peab katma kindlasti nina ja suu, et ei ole mõtet teda kanda kuskil pealael, lõua all või nina all. Et kuidas maski täpselt kasutada, näiteks koroonakriis.ee kodulehel, mis on meie haigla koduleht selle koroonaviiruse ennetustegevuse jaoks loodud, et seal on ka tõesti erinevad juhendmaterjalid selleks olemas, aga visiir ei asenda maski. Ja võib-olla selles samas ka küsimus selle kohta, et kui inimene on ühe korra põdenud, kas tekib immuunsus? Tänasel päeval, kus me haigusest natukene rohkem teame, on selline, ta ei ole nüüd väga selgelt kokku lepitud, aga on võetud üks piir 3 kuud, et kui 3 kuud on eelmisest haigestumisest möödas, siis võiks arvata, et see uus nakatumine on vähetõenäoline. Aga Eestis sellist vastavat kokkulepet nüüd ametlikult ei ole sõlmitud. Ma tean, et Euroopa riikidest Iirimaal on see nagu ka sellise juhisena välja antud, et 3 kuud. Et soovituslik oleks see, et kui on rohkem kui 3 kuud ja uuesti haigusnähud, siis võiks kaaluda uuesti testimist ja seda haigust ühe võimalikkuse kaaluda. Laenan ka. Et siin eriolukorra ajal või ütleme, kui koroona ilmus Euroopasse, siis ju Saksamaa hakkas välja andma, eks ole, sertifikaati või tunnistust, et sa oled põdenud, sul on antikehad, oled valmis töötama tervishoius või politseis ja nii edasi. Aga keegi täpselt ei tea tegelikult, mis on see kaitsev antikehade tiiter, kui palju sul peab olema antikehasid, et see oleks protektiivne, seda keegi ei tea. Korosero uuringus oli mitmeid haigeid, mis oli siis seroloogiline uuring Eestis, oli mitmeid haigeid, kellel oli positiivne test, aga antikehasid ei olnud. Nii et praegu teadmine on väga fragmenteeritud veel, kui kaua nad kestavad, Mait ütles, et 3 kuud, okei, aga mis on see tiiter, mis on kaitsev? Ja selle koha pealt ei saa mingeid soovitusi täna anda. Aga selles on ka kohe seotud järgmine küsimus, et kuidas me teame, et inimene on koroonaviirusest paranenud, eriti kui ta on asümptomaatiline näiteks, aga ka siis, kui tal on olnud mingid kaebused, aga korduvtesti enam ei tehta? Paranemine on eelkõige siis kliiniliste tunnuste alusel. See kliinilised tunnused siis tähendab seda, et ei ole palavikku, ei ole hingamisteede poolt enam ei nohu, köha ega muid hingamisteede kaebusi. Ja Eestis on kokkuleppeliselt siis sellise isolatsiooni või terveks tunnistamise kriteerium järgmine, et kui haiguse algusest, sümptomite algusest on möödas rohkem kui 10 päeva ja ei ole 3 ööpäeva olnud palavikku ja respiratoorseid sümptome, ja kui on tegemist asümptomaatilise haigusjuhuga, kus siis on juhuleiuna leitud, et PCR sellele viirusele on positiivne, siis samamoodi 10 päeva sellest positiivsest PCR-testist ja peale seda võib inimene siis tagasi pöörduda oma tavaelu juurde. Nüüd vaktsiinidest oli juba juttu ja üks küsimus on tulnud selle kohta, et kas välja töötatud vaktsiin ka kõikidele võimalikele muundumistele vastab. Gripivaktsiini puhul me teame, et see igal aastal tehakse uus vastavalt viirusele. Kuidas COVID-19 vaktsiiniga on? Kui oskaks vastata, siis vastaks, et kõik on nii algusjärgus selle vaktsiiniga, meil ei ole isegi ühtegi vaktsiini turul ühtepidi ja me ei tea ka praegu hetkel, mis on selle võimalike mutatsioonide, mis viiruse arengus toimuvad,
nende sellised täpsed tulemused, et kui palju see tegelikult seda haiguskulgu muudab, et ma vaatan, Peep on ka mikrofoni võtnud, et Peep võib-olla tahab täiendada. Ja, et Tartu Ülikooli koroonakonverentsil oli see teemaks ja seal näidati ära need tüved. Ja üks pilt, mis mul hästi meelde jäi, oli see, et kevadised tüved olid kõik Eestist läinud. Need ei ole samad tüved, kes praegu meid nakatasid. Ja seal oli väga hea analüüs nendest tüvedest, aga vaktsiini koha pealt vaadates, vaktsiin on loodud, tähendab loodud struktuuride pihta, mis on kindlalt olemas nendel viiruse harudel. Et see oleks ju väga-väga naiivne loota, et on tehtud vaktsiin, mis ei reageeri selle ütleme, selgroo pihta, eks ole, vaid ainult, eks ole, ripsmete või huulepulga pihta töötab. Et see oleks väga naiivne loota. Sinna ei saaks üldse ju panna mingisugust teadust. Ja teiseks ka kolmanda faasi uuringutes on ju kümneid tuhandeid, kus on erinevaid viiruse tüvesid. Nii et mina arvan seda, et praeguste teadmistega, et see vaktsiin võiks töötada enamustele. Et mida ma ka seal ettekandes ei jõudnud lisada, et neid vaktsiine tegelikult on väga erinevas metoodikas, et praegu siin ajakirjanduses on RNA-l põhinevad vaktsiinid ja siis adenoviirusvektoril põhinevad vaktsiinid, aga tegelikult on ka täisviirustel põhinevaid ja ilmselt nende see, võiks eeldada, et nende kaitse ja see efekt on parem, et võib-olla me tulevikus näeme veel paremaid vaktsiine, kui praegu hetkel turule tulemas on. Nüüd mõne niisuguse konkreetsema krooniliste haigustega seotud küsimuse juurde, et siin on just sellised küsimused, mis puudutavad näiteks rasedat, kellel on haavandiline koliit, kas seal on midagi, millele erilist tähelepanu pöörata, ja põletikulise soolehaigusega patsiendid, kas nemad on ka riskigrupis, kes peaksid sellesse küsimuse teistest võib-olla natuke tõsisemalt suhtuma? Põletikulist soolehaigust eraldi ei ole toodud riskirühmas välja. Küll aga on immuunomoduleerivat ravi saavad patsiendid, et kelle immuunsüsteem on siis, kasutavad seal erinevaid kas siis hormonaalseid vahendeid või bioloogilist ravi, et need patsiendid on küll riskigrupis, et need sai ka eraldi välja toodud kui immuunpuudulikkusega patsiendid. Aga täiesti stabiilses faasis ja antud hetkel ravi mitte saav haavandiline koliit või kroonitõbi ei kuulu tegelikult riskigruppi. Nii et need põhimõtted, mis olid seal nimetatud, et kandke maski, hoidke distantsi, peske käsi, jääge haigena koju, need on universaalsed? Need on universaalsed. Ma vaatasin, et ühes ajakirjas Digestive and Liver Disease oli metaanalüüs ja just põletikulise soolehaigustega haigetele. Ja nende kokkuvõte oli see, et IBD ehk põletikulise soolehaigustega haigetel ei ole suurem risk jääda haigeks koroonaviirusesse. See oli üks, mis kindel. Aga siis oli vaadatud neid, kes olid teatud ühel või teisel ravimil. Need immuunomodulaatorid ei tekitanud kõrgemat risti halvemale tulemile, küll aga hormoonravi. Ja raske on nüüd öelda selle ühe süstemaatilise ülevaate pealt, kui palju nad võtsid, mida nad võtsid, mis jaoks nad võtsid, mis oli muu. Nii et kõiki aspekte ma ei tea, aga see oli konklusioon. Üldgrupis sama haigestumise tõenäosus ja immuunomodulaatorid olid okei. Ja meile on tulnud ka kaks niisugust elukondlikku korralduslikku küsimust. Üks neist kõlab nii. Kui peres on raske puudega koroonapatsient ja haigestub ka tema hooldaja, siis kust leida abi? Oleneb kõigepealt muidugi, mis on siis haigete inimeste seisund, et kui me räägime arstiabist, siis nii nagu ka kõik teised peaksid siis pöörduma kõigepealt perearsti poole, kes siis aitab hinnata, kas inimene saab kodusel ravil hakkama või vajab haiglaravi. Aga antud näite puhul, nii palju kui meil infot on, võib justkui eeldada, et tegemist on siis kodusel ravil oleva inimesega, kes puude tõttu siis saab kõrvalist abi.
siis sellisel juhul, kui nüüd seda kõrvalist abi enam tavapäraselt anda ei saa, tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja koos leida lahendus sellele tekkinud situatsioonile. Et kas siis näiteks inimene saab teise hooldaja, kes siis kasutab kaitsevarustust, nii nagu ka meditsiiniasutuses kasutatakse, või siis kui see puudega inimese hooldaja on näiteks pereliige, et sageli on ka Eestis niimoodi, siis nad elavad nii nagu tavaline perekond, väldivad õues käimist, kui nende mõlema haigus võimaldab ennast kodus ravida. Et ma loodan, et tohtrid lisavad, kui ma millegagi eksisin. Aga kui sotsiaalhoolekandes siis tekib COVID-i tõttu mingisugune muutus, mingi abivajaduse muutumine, et siis kohalik omavalitsus on ikkagi see asutus, kuhu esimesena peab pöörduma julgelt ja koos siis lahendust otsima. Ja siin on tulnud ka teine küsimus, mis puudutab nüüd haiguslehte. Ja küsija ütleb, et kuidas, õigemini küsib, kuidas makstakse, kui isik oli karantiinilehel ja seejärel jäi oma koroonapositiivse tulemusega haiguslehele? Jah, ma sain küsimuse natuke varem kätte ja tunnistan, et ei teadnud peast vastust, uurisin Haigekassa koduleheküljelt ja tegelikult ma soovitaksin küsijal igaks juhuks see Haigekassast üle küsida, et kui te lähete haigekassa.ee koduleheküljele, seal on võimalus nii kirjalikult esitada küsimusi kui helistada infotelefonile, aga nii palju kui mina aru sain, siis kui arst on teile kui lähikontaktsele väljastanud töövõimetuslehe põhjusega karantiin ja te nüüd selle karantiinilehe ajal haigestute ise, siis tuleb uuesti võtta arstiga ühendust ja see haiguslehe siis põhjus muutub sellest hetkeks, et te olete ise haigestunud ja minu arusaamist mööda algab siis hüvitamine tegelikult nagu otsast peale, nii nagu on karantiinilehel, nii ka haiguslehel, et esimesed 3 päeva on inimese oma vastutus, 4. kuni 8. päev on siis tööandja poolt tasustatud 70% keskmise sissetuleku ulatuses ja edasi siis võtab üle hüvitamise Haigekassa ja siin on nüüd erinevus, et kui karantiinilehe puhul on siis kokku hüvitatavaid päevi 12 ja lehel olemise päevi siis kuni 15, siis haiguslehe puhul on siis hüvitatavate päevade arv oluliselt suurem, et kokku võib see olla siis kuni 4 kuud, puudutab nii COVID-haigeid kui kõiki teisi siis. Väga põhjalik ülevaade, mul on hea siinkohal tõdeda, et meie see esimene koolitund on järelvaadatav, nii et kõik need selgitused saab üle kontrollida ja tõepoolest Haigekassa kodulehelt tõenäoliselt saab see kõige täpsemat informatsiooni. Üks statistiline küsimus, Peep, nende positiivsete testide hulgas, kas me teame, kui palju nendest on asümptomaatilised, kes on sattunud sinna? Ja, et seireuuringus oli laine 9, kui oli 2300 osalejat, kes kaasati, nendest oli 8 tükki olid sümptomaatilised. Ülejäänud olid asümptomaatilised. Ja nüüd selles, kas ma mõtlen valet pidi, olid asümptomaatilised, jah, ja 8 olid sümptomaatilised, aga nüüd on viimases 10. laines on oluliselt rohkem sümptomaatilisi. Nii et see on see osakaal, kui see vastab küsimusele, jah. Praeguse hetkega meil rohkem küsimusi ei ole tulnud, aga ma tahaksin võib-olla paluda kõigil kokkuvõtteks öelda selle teema kohta, võib-olla tuua välja kõige olulisema teie seisukohalt. Ma juhiksin tähelepanu ka sellele, et kindlasti külastage meie kodulehte,
regionaalhaigla veebilehel, kus on teemarubriik patsiendile, seal all on eraldi patsiendikool ja patsiendikooli vot nüüd just selle tänase teema juures oleme me välja toonud ka väga paljud selle teemaga seonduvad artiklid, taskuhäälingu lindistused, võib-olla viited teistele saadetele, raadio, telesaadetele, kus seda teemat meie tohtrid on käsitlenud. Kindlasti vaadake, sealt saab palju kasulikku informatsiooni, siin on olnud palju näiteks juttu nendest maskide kandmisest ja doktor Pille Mukk on selle kohta väga põhjaliku ülevaate andnud hiljuti ajakirjanduses ja neid teisi teemasid erinevatest ennetusmeetoditest, üks taskuhäälingu lindistus, tehke ennast tuttavaks. Taskuhääling on väga moodne ja järjest arenev formaat. Et sealt saab kindlasti ka täiendavat informatsiooni. Aga võib-olla alustame, Anneli, sinust, mis oleks sõnum, mida sa tahaksid meie tänase koolitunni lõpetuseks inimestele veel kord rõhutada? Võib-olla sellist talupojatarkust, et tehke kõik, mis on võimalik, mis on soovitatud, need soovitused on ka täna kõlanud iseenda ja teiste kaitsmiseks ja ülejäänu pärast ärge liiga palju muretsege, sest et vaimne tervis on ka tervise osa. Tehke kõik, mis on teie võimuses ja vajadusel küsige abi ja püüdke ka hoida oma vaimset tervist, rääkides sõbraga, kasutades kättesaadavat professionaalset abi, käies, liikudes värskes õhus, magades, süües korralikult ja hoides peres häid suhteid. Et see on kõik, mis on täna meie võimuses. Eelkõnejale lisaks, et tõesti hoidke distantsi, vähendage asjatuid kontakte, kandke maski ja mõelge selle juures, et see ei ole mitte ainult teie enda kaitseks, vaid ka teie pereliikmete kaitseks, kes võib-olla ei ole just teiega koos, aga läbi teie tegevuse võib-olla maal elavad vanemad või vanavanemad jäävad selle võrra siis haigusest puutumata. Mina tahaks ka veel öelda, et krooniliste haigustega patsiendid kõik võiksid ikkagi väga oluliseks pidada oma krooniliste haiguste kontrolli all hoidmist. Tähtis on, et te tarvitate regulaarselt, järjepidevalt neid ravimeid, mida teie raviarst on teile määranud, sööksite tervislikku toitu, liiguksite väljas, hoiaksite üleval oma kehalist aktiivsust ja just sama nagu eelkõnelejad ütlesid, et sotsiaalne pool on tähtis, aga see võib olla ka telefoni või siis nutiseadme vahendusel, et alati ei pea kokku saama praegusel viiruste rohkel ajal. Ja mis ma veel enne soovisin lisada, et gripp on unustatud, aga kui me vaktsineerime ennast gripi vastu, siis sellega me vähendame vähemalt enda riski, et sattuda gripi tõttu haiglasse või põdeda seda ja see säästab meil ka COVID-19 haiguse ravimiseks rohkem nagu kohti ja ressurssi. Et hooligem enda ümbritsevatest ja hooligem eeskätt iseendast. Ja minu, ütleme, teade või kokkuvõtte oleks see, et me saame sellega hakkama, meil ei ole enam pikk tee minna. Meil paistab valgus, paistab seal tunneli lõpus. Võtkem nüüd kõik ennast kokku ja ma tean, et teie võtate, kes te vaatate meie saadet, sellepärast, et teil on huvi ja teil on osalus. Aga ka oma naabritele ja teistele tuttavatele öelge, me saame sellega hakkama. Võtke kõik ennast praegu kokku, ärge kohtuge, olgu need jõulud ükskord teistmoodi, aga see mõjutab puhtalt teie naabrite, teie emade, isade elukvaliteeti, kui me saame selle nakkuse selgroo murda ja taastada plaanilise ravi. Praegu me liigume plaanilise ravi piiramise suunas ja see tähendab seda, et inimesed, kes on oodanud, kas see on südamekirurgia, kas see on mingisugune pahaloomuline haigus, mis vajab kirurgiat, need inimesed ei jõua oma ravini, kui me seda nakkust ei piira. See on meie kõigi kätes, nii et me saame hakkama, aga kõik peavad osalema. Suur aitäh
tõepoolest, see on meie kätes, me saame kõik sellesse panustada, teades ja osates ja pöörates tähelepanu. Suur aitäh kõigile kuulajatele, suur aitäh meie esinejatele. Ma soovin teile kõigile head tervist, turvalist ja rahulikku advendi